Head õed ja vennad Kristuses, head külalised, kõigepealt tere hommikust. Mina olen hommikuse unega inimene ja minu jaoks on väga raske sellisel kellaajal rääkida sisukat juttu ja sellepärast ma panin selle kirja, et ma ära ei eksiks. Aga igatahes, kui ma mõtlesin sellele, et milline võiks olla minu Jaani jutt siin, siis muidugi käib peast läbi hästi erinevaid mõtteid, hästi erinevaid pilte. Esimene pilt, mis mul tuleb alati silme ette, oli 1980-ndatest, kui ma olin veel selline paras poisike. Aga mulle kirikud juba siis meeldisid arhitektuuriliste objektidena. Ja siis ma ikka aeg-ajalt kõndisin siin mööda Rüütli tänavat, mis siis paraku ei olnud Rüütli tänav. Kiikasin üle laudtara, mis lagunes täpselt samamoodi nagu kirik. Ja mul oli jube kahju, sellepärast et ma olin üsna kindel, et minu silmad näevad ära, kuidas see kirik kokku kukub. Sest et kogu see nõukaaegne lagunemine näis olevat üsnagi igavene. Siis järgmine pilt on sellest, kuidas meie kirikule pandi uus tornikiiver, mis tekitas sellise väga positiivse, mis ma ütlen siis, ärkamisrõõmu, kui nii võiks öelda. Sest et ma sain aru, et see lagunemine ikkagi ei olnud igavene. Aga nüüd, kui tulla tänase põhilise mõttepildi juurde, et mis mul tuleb seoses meie kirikuga silme ette, siis üllatus, see on loomulikult Urmas Petti muhedalt naeratav nägu. Nüüd enamik siin viibijaid ilmselt tunneb või tundis teda eelkõige kirikuõpetajana ja tema sellest küljest on siit kantslist ka üsna palju häid sõnu öeldud. Aga minu jaoks Urmas oli eelkõige inspireeriv õppejõud, hea mentor, hiljem ka kolleeg ülikoolis. Ja kui ma nüüd mõtlen sellele, et ELK-s praegu käivad need teoloogiliste arutelude ringid ja mõtlen sellele, mida Urmas oleks öelnud selles kontekstis, siis ma olen peaaegu täiesti kindel, et ta oleks muigvel sui kõikidele soovitanud, et kui te tahate rääkida luterlikust õpetusest, siis head daamid ja härrad, vahelduseks võiks ka Luterit ennast lugeda. Ja tegelikult peab ütlema, et see ei ole üldsegi mitte lihtsate killast ülesanne. Kahjuks Urmasel Luteri tekstide tõlkimine jäi pooleli, mõned ta ikkagi jõudis, aga seda tööd oleks kohe päris kindlasti hädasti vaja jätkata. Üks selline pildike õpingute aegadest, bakalaureuse tudengid Karo ja täna siis Sydney Jaani kogudust teeniv õpetaja Meelis Rosma, kellega me oleme kursavennad, arutavad koridori peal, et kas me julgeme teha sellise avantüüri, et minna koos magistriõppe tudengitega Urmase juhitud Luteri pro-seminari. Otsustame, et proovime, mõlemad natuke olime juba ladina keelt ja saksa keelt nuusutanud. Läksime kohale ja saime korraliku kultuurišoki. Nimelt ilma pikema jututa pandi meile ette Luteri sermonite kakskeelsed väljaanded, vasakul jooksis siis ladinakeelne tekst, paremal vanas saksa keeles tekst. Väga õõvastav oli see, et paistis, et kõik kohalviibijad eeldavad, et see, et me mõlemast tekstist aru saame, on täiesti elementaarne. Selle üle ei olnud üldse mõtet rääkidagi, vaid arutelu käis hoopis siis selle üle, et millal üks või teine mõttestruktuur kronoloogiliselt Luteri mõttekäikudesse sugeneb. Ja veelgi huvitavamalt minu jaoks, et kas Luter mõtles seda või teist sermonit kirjutades pigem ladina või pigem saksa keeles. Kursuse lõpuks me jõudsime ühisele otsusele, et ilmselt keskaegse inimesena ta ikkagi tegelikult mõtles eelkõige ladina keeles. See on tagantjärgi mõeldes üsna uskumatu, aga me puresime Meelisega ennast sellest kursusest läbi, tänu millele, tänu loomulikult Urmase huumorile ja toetavale suhtumisele. Ja siiamaani sellest ajast peale minus istub see teadmine, et kui tahta tõsimeelselt rääkida Luteri õpetusest, siis ei piisa katekismuse ja kirikuseaduse tundmisest, vaid tuleb tagasi minna kristliku mõtteloo intrigeerivatesse keeltkäikudesse. Miks ma seda täna siin räägin, on see, et kiriku, sealhulgas siis ka meie hästi vana ja väärika kiriku lugu, ei ole ju ainult sündmuste ajalugu. Loomulikult on oluline, et millal kirik ehitati, et arhitektuuriliselt see oma terrakotade poolest on Euroopas unikaalne. Muidugi on oluline, kes siin läbi aegade on töötanud,
millal on hoone saanud kannatada, millal taastatud. Aga minu meelest veelgi olulisem on, et milliseid mõtteid siin majas on mõeldud, kust need siia on jõudnud ja kuhu ning kelle poolt siit edasi kantud. Ja võib-olla veelgi olulisemalt, et mida need mõtted on inimestega teinud ja teevad tänase päevani. Ja just see on asi, millele Urmas ajaloolise teoloogina oma elu pühendus ja miks tema Luteri seminar väga oluliselt minu elu ja mõttemaailma muutis. Sellepärast, et see pani mõtteloo elavaks, tegi selle elavaks, muutis selle pakiliselt oluliseks. Ja mul on tunne, et see vaimsus elab edasi ka meie kirikus ja koguduses. Sajandite vältel siinsesse seintesse ladestunud mõtete mitmekesine virvarr ei ole selles kirikus mitte passiivne butafoor. Need mõtted on siin endiselt aktiivselt õhus ja neid elatakse ning arendatakse edasi. Selles keskkonnas, ma vaatan ka teil, on hea ja avar olla. Ja ma olen väga uhke, et saan olla osa nii sellest keskkonnast kui ka seda vaimsust edasi kandvast seltskonnast. Nii et ülikoolipäraselt öeldes vivat crescat floreat. Aitäh!